Hei, tere tulemast Armastusallika kanalile. Mina olen Andrei Roosiväli. Te vaatate videosarja nimega Armastuse vägi 9. osa. Pole ammu olnud, nii väga olen igatsenud teile videot tegemast, iseendale ka. Ja täna tuleb hästi sisukas video ja tõenäoliselt selle videosarja üks viimaseid osi. Võib-olla eelviimane, vaatame, kuidas läheb. Aga täna tuleb juttu sellistel teemadel nagu usk, uskumused, vaba tahe ja uutest energiatest, mis toimub. Ja vaatame, mis sinna veel mahub juurde. Ma olen jälle looduses, jälle ilusas kohas. Näete, sõnajalad veel täitsa rohelised. Sügis on käes. Kuid ilm on suvine ja ilus. Käisin vees kastmas ja ütlen nii palju, et kes soovib karastamisega alustada, siis praegu on õige aeg, sest vesi ei ole veel nii külm ja samas väljas on nii soe, et kui tuled väljas, on mõnus soe. Mina mõõtsin praegu oma kehaga temperatuuri umbes 15 kraadi on vesi. See on meil muidugi Paisjärves. Eks ta varieerub, aga natukene suve soojast on juba jahedam, nii et praegu on õige aeg alustada, et pole külm ja väljas on piisavalt soe, et seda nautida. Lisaks kõigele tuleb täna juttu veel sellest praktikatest, mida tuleb praegu teha, sest aeg on selline, et uued energiat tulevad maa peale, kõrgemad sagedused aina tulevad ja lõppu ei tulegi, sest vana maailm lahustub uutes energiates ja praktiliselt me oleme juba uue maailma lävepakul. Ja no nüüd on juba küll, võib öelda, et täitsa rumal on mitte minna kaasa nende energiatega, sest vanad lahustuvad ja kaovad ära, nad enam tagasi ei tule, minevik kaob ajalukku ja seoses sellega soovitan ma teha mõningaid praktikaid. Siin koha peal ma jagangi neid. Et näiteks karastamine on üks asi, mida teha. Sügav hingamine on samuti väga aktuaalne praegu, sest kuidas me jõuame iseendasse on läbi hingamise ja tähelepanu hingamisele pöörates jõuame me automaatselt iseendasse ja see ongi õige koht, kus olla. Sest praeguste energiatega on see asi, et me oleme justkui nagu tsentrifuugis ja keskpunktis on ainukene koht, kus ei raputa, kus on kõik hästi ja see keskpunkt on meie sisemise rahu ja see on see hingerahu, kuhu me jõuame siis läbi sügav hingamise, keskendudes hingamisele. Me leiame selle hingerahu ja nii kui me tunneme, et meid kisub kuskile jälle, siis on hea teha sügav hingamist ja sellele keskenduda, siis me leiame selle rahu kätte. Siit edasi järgmine harjutus olekski sügav lõdvestumine, mis on veel parem, tõhusam abivahend, sest hingamisele lisandub sügav lõdvestumine. Siis sa saavutad sellise õndsuse seisundi, mis toob sulle rõõmu ja sellist mõnusat olemist, kus kõik pinged vabastavad. See on pinge vabastav protsess, selline mõnus joogapраktikates on need täitsa olemas. Mina ise ka neid teen, kellel on huvi, saate küsida. Ma käin, üks minu teenustest on selline, et on nagu vestlusõhtud, nendest on välja kasvanud vestlusringid, ehk siis ei ole oluline, kas õhtul või päeval või hommikul seda läbi viia ja seda saab kombineerida näiteks metsakümblusega väga edukalt või siis saunateraapiaga või veel millegiga. Sügav lõdvestumine käib seal käsikäes, et me teeme sügav lõdvestumist, hingamist ja kallistamist teeme, võime teha väeringi, võime teha
igal teemadel vestelda ja mida iganes veel teha sinna juurde. Küsimus on ainult soovis. Nii, mis veel? Päike tuleb siit otse. Nii vägev. Ehk siis selline sügav lõdvestamine on hea. Siit edasi ma soovitaks teha metsakümblust. Nägin kedagi. Soovitan teha metsakümblust. Paljud inimesed ei saa aru, mis asi on metsakümblus, millest erineb matkast. Siis lühidalt tutvustan ka siin koha peal, et matk on hoopis midagi muud kui metsakümblus. Et kui me vaatame seda sõna metsakümblus, mets viitab metsas viibimist ja kümblus viitab kümblust, kümblemist, ehk siis looduses nautimist, sellisest mõnusat olemist loodusega, millega kaasneb loodusega sügavama kontakti loomine ja selle tunnetamine. Ehk siis me õpime tunnetama loodusenergiaid ja läbi selle me õpime avastama iseennast. Et loodus juhatab meid iseendasse. Et see on väga sügav praktika, see ei ole selline lihtsalt niisama ajaviiteks või midagi sellist, et läbi selle me avastame loodust ja maailma kui tervikut ja me õpime loodust armastama, me õpime ennast armastama ja ka väärtustama ja läbi selle siis me saame elu eksistentsist paremini aru, kes me oleme ja mille jaoks me siin oleme. See on väga sügav praktika ja see ei ole ühekordne praktika, vaid see praktika on igapäevane ja pikaajaline. Läbi selle praktika me jõuame oma juurteni näiteks ja me jõuame ka oma tõelise olemuseni. Et see on väga sügav praktika. Siia juurde ma teen väeringi, sest see on väga hea koht. Loodus meid lisaks kõigele veel puhastab ja täidab meie elu energiat ja siis ongi hea teha väeringi, sest siis me oleme kõige paremini valmis selleks, et tuua valgust algallikast ja saata otse emakese maa südamesse ja läbi selle veel omakorda puhastuda ja väestada ennast. Seega igati vägev praktika. Ja muidugi, mis veel, saunateraapia sobib siia väga hästi või teadlik saunatamine koos vihtlemisega, mis teeb meile sellise sügava lõdvestumise ja ka sügava sellise kuni närvideni välja sügav lõdvestumist ja pinge maandamist ja samas koos naudinguga. Ja seda kõike mina teen ja näitan ja juhendan pigem nii. Ja vihtlemine oleks siis sellel kirstordil, kus on siis sügav lõdvestumine käib tahes-tahtmata. Kui inimene ei suuda lõdvestuda, ei oska või taha või mis iganes, on võib-olla liiga haige, võiks nii öelda, siis saunateraapia koos vihtlemisega on parim asi, mida üldse praktiseerida. Et selliseid asju kõike ma pakun, kellel on huvi, andke teada. Nii, ja nüüd siis jõuame selleni, päike tahab ikka otse silma paista mulle, isegi läbi põõsaste ja puude. Üks praktika ütleb mulle otse päike praegu. Nagu näete, päike paistab mulle otse silma, ma vaatangi sinna ja räägin teile samal ajal, et päiksele otse vaatamine tervendab meie nägemist ja päikse soojus jõuab meile otse südamesse läbi silmade kõige paremini, sest silmad on hõredam nii-öelda meie lihaste, luuste nahast. Ta on hõredam ja ta jõuab sügavamale meisse palju kergemini. Ja silma nägemine on siin ilmselt kõige suurem asi, mis ta annab ja teeb. Ja need, kes ei ole harjunud päikest vaatama avatud silmaga, siis vaadake hommikuti
ja õhtuti, kui päike loojub, et siis päike ei ole nii ere ja ta ei mõju nii võib-olla valusalt mõnele, kes ei ole harjunud. Et see on ülim praktika, mida teha praegu, sest ma vaatan, et ma ei tea, kas olete tähele pannud, kuidas inimesed praegu vananevad järsku nii kiiresti. Mitte kõik, aga paljud. Elu käib siin igal juhul. Et see on väga hea praktika vaadata päikest silmadega, sest see tervendab nii silmanägemist kui kogu olemist läbi silmade. See taevalik energia, mis praegu need kõrged sagedused tulevad meile, otse päikesest tulevadki põhiliselt ja me ammutame neid energiaid kõige hõlpsamini läbi päikese. Seega meie olemus täitub kõrgete sagedustega kõige sellisel turvalisemal ja siuksel kindlamal moel. Me ammutame seda ja meil hakkab kergem sellest, sest need energiat tulid, et jääda ja see energiat, need sagedused tõusevad ikka veel ja veel, lähima paari aasta jooksul veel. Seega vana maailm laguneb, me peame aru saama sellest, et mitte miski ei muutu enam, vaid muutub, aga selles suunas, et kõik valud, kõik pinged, kõik need asjad lahustuvad ja kaovad ära. Me peame nendest lahti saama vabast tahtest, mitte kohustusest. Need, kes on kramplikult kinni vanas maailmas, vanades mustrites, need inimesed ei pea nendele pingetele vastu. Ja need harjutused, mida ma kõik just praegu loetlesin koos selle päikse vaatamisega, need aitavad meil terveneda, terve püsida ja lisaks ka õnnelik olla. Sest olgem ausad, kui sa ei ole kehas terve, siis sa ei saa õnnelik olla. Sa võid olla hetkel õnnelik, aga mitte pikalt. Sest meie tervis, üldtervis on väga oluline. Oluline on veel teadvustada seda, et tervis algab hingest. Meie hinge tervis. Mida puhtame ja vabam on hing, seda tervem ta on. Sest kõik piirangud piiravad meid. Meie hing on see, kes on loodud elama vabalt. Võt. Hingejuttu ma olen juba rääkinud. Räägin nüüd vabast tahtest, uskumustest ja usust, kuidas see meile mõjub. Kuigi oluline on, räht tuli siis ammu, kui oluline on valida, mida sa usud. Sest usk ei ole see, mida meile kuskilt väljaspoolt tuuakse ja surutakse. Usk on see, mida me valime usuda. Ja kuidas usk on otseselt seotud vaba tahtega. Sest universumi seadus üks põhiline on vaba tahte väljendus. Kõik toimub meie vaba tahtel. Kõik, mis meie elus on meie vabal tahtel. Ja kui me ütleme, et ei, stop. Stop. Mina ei ole sõda valinud, mina ei ole tülisid valinud, mina ei ole katkisi suhteid valinud ja mida kõike veel, eks ole, sinna juurde, ma ei ole valinud haige olema. Siis me lihtsalt ei teadvusta seda. Me lihtsalt ei teadvusta seda endale, et kõik toimub vabal tahtel. Pigem võiks öelda sedapidi, et meid kasvatatakse niimoodi, et me ei tea, et meil on valiku võimalus öelda ei. Ja kui meie ei ütle ei, see tähendab seda automaatselt, et me ütleme jaa. Ja kui meile öeldakse mingitel seaduste põhjal, mida mõeldakse välja või mingitel reeglitel, mida me loome kasvatusel, kuidas me kasvatame lapsi ja meid kasvatavad vanemad. Kui meile ei öelda, kui me ise ei õpeta teine teisele,
et meil on valik. Tihtipeale me õpetame niimoodi lapsi, et me ei ole valikut, ütleme ei, niimoodi on asjad ja kõik ja seda ei tohi ja toda ei tohi. Siis me paneme iseennast kasti, me paneme lapsi kasti ja kastis kasvanud inimkond ongi kastis kasvab inimkond ja me ei teagi võimalusi, meil ei olegi võimalusi, me ei õpi uusi võimalusi. Minu jaoks on see nii lihtne ja nii kummaline, et me kõik seda aru ei saa. Ma isegi kiilus kinni korra, et kuidas ma teile seda edasi ütlen. Aga vaba tahe, tuleme nüüd tagasi siia. Kui me usume, et meie maailm on võimalusi täis, siis meie maailm ongi võimalusi täis. Praegu on see aeg, kus me saame mustrid murda. Praegu on see aeg, kus me saame ennast hakata teistmoodi kasvatama. Praegu on aeg, kuidas me saame lapsi teistmoodi üles kasvatada niimoodi, et nad on vabad. Kõige olulisem praegu üldse kasvatada niimoodi lapsi, et nad ongi vabad hinged ja nad teavad, et maailm on täis võimalusi. Maailm on ilus, maailm on terviklik. Lapsed peavad teadma, et nad on täiuslikud olemused. Ja kui lapsed teavad, need on vabad valima kõike looma ja meie vanematena neid toetame selles loomingus, vot siis saame meie kõik koos liikuda õnnelikult uude ajastusse, nii et me oleme kõik õnnelikud, me oleme kõik terved, me oleme ühtsed. Ei ole sõdu, ei ole lahkumisi, ei ole tülisid, ei ole üldse mingit vägivalda, on puhas rõõm, koos loomine ja rõõmu jagamine läbi tantsu, läbi laulu, läbi kõige, läbi tervisliku toidu, läbi võimaluste, läbi puhta looduse, läbi kõige selle. Me saame luua ilusat elu, see kõik tuleb, nüüd on need kõik teadmised olemas. See informatsioon tuleb läbi teadvuse avardumise ja see on protsess, see on jälle üks tegevus, üks praktika. Kavandage, kavatsege. Nüüd on uus sõna, mul tuli välja, ma nüüd otsisin seda sõna eesti keeles ja nüüd ma leidsin selle. Kavatsus on see oluline asi, mitte soov ega palve. Ei liiguta meid edasi, vaid kavatsus. Valime kavatsuse liikuda tervema elu, tervema ja õnnelikuma eksistentsi poole. Liigume armastuse poole, päikse poole ja kõige selle poole. Teeme kavatsuse ja liigume selles suunas, sest palve viitab sellele, et me elame puudulikkuses. Kas looja sünnitas meid puudulikkusena? Kas looja lõi meid puudulikkuses? Kas ka meie soov väljendab seda, et meil on midagi puudu, me soovime alati ikka ja paremat, aga miks me siis ei loo seda paremat? Kas meie ei ole mitte hoopis loojad? Kui me oleme looja lapsed, siis on loogiline, et me kasvame ka loojateks. Kas pole mitte loogiline? Kui meid lõi Jumal oma olemuse järgi, omamoodi, kui meie oleme Jumala lapsed, kas meie ei peaks kasvama suurteks? Kasvates suureks me peaksime ka jumalateks saama. Jah, küsimus on tõlgenduses, millised me siis jumalad oleme, eks ole. Aga praegu vaadates, milline on ühiskond ikka veel, siis väga vähe meist on loojaid. Vähe on meist neid, keda võiks nimetada jumalateks. Kuigi teoorias me oleme kõik iseenda jumalad, me oleme iseenda loojad ja me olemegi. Küll aga on teadvuses küsimus, kas me teadvustame seda? Kui meile keegi ei ütle väljaspoolt, et me oleme enda loojad, oma elu loojad, siis me ei oskagi luua. Sest me ei tea, et me oleme loojad, me teame, et me oleme sõnakuulelikud tarbijad.
me oleme sõnakuulelikud, reeglite järgijad, me oleme biorobotid sisuliselt, kui niimoodi võtta. Vaadake, vana maailm ongi selline. Ta ei ole halb, ta ei ole hea, ta on suur õppetund. Võtkem vanast maailmast, mis kohe-kohe juba kaob, sisuliselt minu elus ta praktiliselt enam ei eksisteeri. Ja need uued energiad, mis juba viimase kuu jooksul tulnud on ja tulevad veel, nad pesevad kõik vana maailma maha. Septembri lõpuks vana maailma kui sellist suur osa enamus meist, ma kujutan ette, nad ei saa aru, mis toimub, aga nad teavad, et vana on kadunud, vana on läinud ja uus tuleb peale. Ja mis selle uuega peale hakata? Kes seda üles ehitama hakkab? Kes hakkab looma? Sina, kui sa teadvustad seda, või sina, kes sa ei teadvusta ja eitad seda. Et vaba tahe loeb. Vali, kas sa tahad olla looja või vali, kas sa tahad olla sõnakuulelik reeglite järgija, kellest ei sõltu mitte midagi, kelle eest otsustab keegi teine ja see keegi teine, sellel kellelgi teisel on teised plaanid sinuga. Kumba valikut sa teed? Valikut tee praegu, homme on juba hilja valikut teha. Ma ütlen seda niimoodi, et selline informatsioon mulle tuli, ma tahan seda ka ära öelda, et viimane hetk on otsustada, kummas suunas sa liigud, kas sa liigud valguse suunas südame poole, valid oma hingetee ja liigud hingeteel või sa valid tehisintellekti juhitavat teed. Ehk siis sa eitad seda, et meil on praegu kuldsesse ajastusse minek, kvanthüppe, 5. dimensiooni üleminek, mis iganes, kes veel nimetab, üles tõusmine praegu toimub. Kui sina seda kõik eitad, see tähendab seda, et sa valid vanas maailmas olemist ja see vana maailm lõpeb lähima 2 aasta jooksul. Osad ennustavad isegi aasta jooksul, nii et seda aega enam ei ole, mida sa valid. Seega selles kehastuses sa ilmselt lahkud, sest need energiad, mis ülevalt tulevad praegu ja meid täidavad, need organismid, kes on vanad ja iganenud, need lihtsalt ei suuda vastu pidada nendel energiatel. Ja need inimhinged lahkuvad. Tähendab, mitte hinged ei lahku, kehadest lahkume. Ja selline informatsioon on ka, et palju on tegelikult biorobotid ja kes ei olegi hingega inimesed. Ja neid on palju. Tuleb välja, et neil on rohkem kui meid hingega inimesi. Ja kui seda uskuda, siis keda me siis järgime? Kui me vaatame oma naabreid, oma lähedasi, me ei tea, kes on kes. Mina soovitan teid kuulata oma südame häält. Ära vaata oma lähedasi, ära kuula oma sõpru, kes võivad juhatada sind hoopis valel teel. Ära küsi nõu mitte kellegi käest enam. Küsi nõu iseenda käest, aga siis, kui sa jõuad hingerahuni, siis, kui sa oled rahus, siis, kui sa oled iseendas, siis, kui sa oled lõdvestunud ja vaikuses ja kuulad oma häält, sisemist häält, vot siis sa küsid, mis on õige minu jaoks. See on praegu ülesanne number 1 kõigil teha, kellel on see jäänud tegemata. Tehke palun see ära iseenda jaoks, mitte kellegi teise jaoks, iseenda jaoks tehke see. Sest aega enam ei ole. Uues maailmas aega kui sellist ei eksisteeri. Vanas maailmas, vana maailm lõpeb ära kohe. Seega ei ole aega. Aega enam ei ole. Haihtub ära see aeg. Olulise sai nüüd ära öeldud. Vaba tahe ja usk. Seega, kui sa usud, et sinu jaoks on turvaline vanas maailmas jätkata, siis see vana maailm lõpeb ära. Ja mis saab sinu uskumusest? Sa oled oma uskumuste ori ja sinu elu lõpeb peagi.
hea uudis on see, mida ma kuulsin ja ma siiralt usun, et see üleminek toimub võimalikult sujuvalt, et kui keegi selles kehastuses ei suuda otsust teha ja jääb vana maailmasse kinni ja lahkub siit kehastusest, siis uuel sündil talle antakse uues elus nii-öelda teha uus valik ja muuta seda valikut. Nii et liikuda ikkagi teistega kaasa uude ajastusse, uude ilusasse ajastusse, kus me õpime kõik olema loojad, elada südamest, armastuses ja külluses ja õndsuses ja rõõmus, käsi käes, teineteist toetades, ehitades üles ilusat maailma, ilusat ühiskonda. Seega ei juhtu mitte midagi, kui keegi meist lahkub. Et kallis sõber, pane tähele praegu seda, kuidas toimib vaba tahe, kuidas toimub uskumused toimuvad. Inimesed praegu vananevad kiiresti. Ma näen, kuidas siin paar aastat tagasi inimene on muutunud justkui nagu oleks 10 aastat möödas ja nii vananeb. Hallid juuksed tulevad ja inimesed köhivad ja ma ei tea, mida veel. Et see ongi see, kui inimene on vanas maailmas kinni ja ta ei suuda uusi energiaid vastu võtta, kui ta on oma mustrite ori, oma uskumuste ori, siis ta vananeb ja ta muutub haigeks hästi ruttu. Ja seda pilti me näeme praegu. Paljud lahkuvad meie seast praegu hästi kiiresti, hästi palju. Pange tähele, ei ole justkui põhjust olla. Ja ma ei räägi vanas eas inimestest, ma räägin 4-50 aastates inimestest, keda mina näen endast ümber. Kas on siis mõtet vanas maailmas kinni olla, kui saab oma uskumused ümber mõelda? Meil on valik, mida me usume ja usk on see, mis edasi viib. Sest kui usk on see nii-öelda praeguse hetke või mineviku ja uude jõudmisesse teekonna sild. See on sild. Meil on vaja usku selleks, et teha uusi samme, neid uusi samme, mis viivad meid edasi. Kui usku ei ole, siis me ei tee. Kas pole nii? Me hakkame tegutsema uut moodi ainult siis, kui meil tekib usk. Vot kui mul nüüd tuleb usk, vot siis ma tegutsen. Kui mina asja ei usu, siis ma ei tee seda. Kas pole? On ju nii? Ja see ongi see vaba tahe. See ongi vaba tahe. Lihtsalt me ei tea, et me saame valida teise tee. Me saame valida, mida me usume. Me võime need vanad mustrid kõik ümber mõelda ja see ongi tegelikult praegune oluline ülesanne kõigile meile. Vaadakem üle, mida me usume, mis uskumused meie sees on. Mis on need, mis hoiavad meid vanas maailmas kinni. Vaatame nüüd üle ja programmeerime ennast ümber. Valime uue suuna ja ärme palveta, ärme palu ega soovi, vaid kavatseme. Loome kavatsus liikuda tervema ühiskonna poole. Loome kavatsuse liikuda hingetee poole. Terviklikuma maailma poole, kus pole vägivalda, kus on vägivallatu. Vägivallatu ongi armastuse vägi. Seal, kus pole vägivalda, ongi armastuse vägi. Kas me ei taha mitte seda väge tunda? Sest see on tervise vägi, see on looduse vägi, see on elu vägi. Kallid inimesed, armastuse vägi ei ole mitte midagi muud kui elu vägi, see on eluenergia. Ja seda me saame kasvatada iseenda sees. Me ei pea seda kelleltki paluma. Me ei pea seda soovima, sest soov ja palve viitab sellele, et meil seda endas ei ole. Kui meis endas seda ei ole, siis me eitame seda, et me oleme jumalikud. Mis te arvate, kas looja andis meile tühjad kausid, mida me peame kuskilt lunime ja palume, et täitku need kausid? Või ta andis ikkagi täiskausid?
Ja kauss just sellepärast, et see kauss võib tühjaks saada. Me peaksime äkki õppima hoidma seda kaussi täis. Olgu see kauss meil kõigil täis. See on minu soov. Soov. Jällegi, see on minu kavatsus. Täita iseenda kaussi, hoida enda kaussi ja näidata teile ja kõigile teistele, et see on võimalik hoida täis kaussi ja seda kaussi. Muidugi see on ülekantud tähenduses. Seda kaussi saab suurendada ja kasvatada läbi jagamise. Mida rohkem me jagame, seda rohkem me kasvame. Mida rohkem me jagame armastust ja hoolt, seda suuremaks kausiks me ise muutume. Seda rohkem saab meis armastust olla. Valime kasvutee. Aitab olemast väiksed hallid hiirekesed, kellest ei sõltu mitte midagi. Lõpetame selle hala, lõpetame selle haige olemise, lõpetame selle väsinud olemuse, raputame selle maha. Uued energiad teevad meie eest nii palju tööd ära. Lihtsalt raputame natukene ennast ja soovime. Päike, täida mind jumaliku armastusega. Näe, päike paistab jälle. Loodus, puhasta meie energiat. Anname ära, siin on hea üks taotlus teha. Anname ära kõik oma vana raskused, kõik vanad mustrid loodusele ära toiduks. Annetame toiduks kõik oma vanad energiat, kõik, mis meile ei kuulu, anname toiduks ära loodusele. Hingame välja läbi CO2. Kõik on nii lihtne. Ütle välja, mida sa kavatsed, kavandad ja nii saab olema. Ütleme välja, anname loodusele ära selle, mis meile enam ei kuulu. Las ta toitub sellest ja saab uus energia. Puud toodavad meile hapnikut. Päike toodab meile valgust ja energiat, soojust annab. Me ise toodame ka soojust. Me kõik kiirgame armastust. Lihtsalt avame selle südame. Armastus elab meie sees, ka meie ümber. Me lihtsalt ei näe seda, me ei taju, me ei oska, me oleme tuimad. Aga kes meil keelab valida? Vaba tahtena valime näha, valime tunda, valime kogeda armastust, jumalikku eluenergiat, mis kannab meid, mis toodab rõõmu, mis toob meile rõõmu, tervist ja õnne ja ka küllust. Tunnen, et tänaseks on küll. Uues videos ma räägin küllusest. Ja veel võib-olla mõnest praktikast. Aga praegu tegelemegi sellega. Valime. Vaatame oma uskumused üle, mida me usume. Sest see, mida me usume, see loob reaalsus, see tuleb ellu. Kui me usume, et ümberringi on sõda, vägivald, siis seda me ju näeme. Küll aga kui me valime uskuda, et elu on ilus, loodus on meie ümber, õhk on puhas, puhas on vesi. Ma olen käinud mitmetes kohtades ilusates looduses, kus on allikad. Seal on puhas vesi. Ma joon seda, ma tunnen, et see on puhas. Kui keegi ütleb, et ta ei ole puhas, siis ma ütlen, et sa ei tea, kuidas vesi puhastub. Veel on komme puhastuda ja meie koosneme teadagi enamusest veest. Kas ei ole mitte meie vaba tahe see kavatsus, see, mis paneb tervendama ennast? Ütleme, kallis keha, ma armastan sind, ma soovin, et sa oled terve ja puhas. Tervenda ja puhasta ennast, ma kavatsen selle eest hoolt kanda. Seda ma ka teen. Kui see on sinu siiras sügav kavatsus, siis sa hakkad tegema samme sinnapoole, et su keha saabki terveks.
sügav hingamine on see nii imelihtne. Vabas looduses käimine, energeetiline puhastus ja täitmine, see on nii imelihtne. Sügav lõdvestumine, õndsuse tunne on nii käega katsutav, see on nii lihtne. Kes sul keelab seda teha? Kes sul keelab natukene trenni liigutada ennast? Kes sul keelab teha trenni, jah, natuke liigutada ennast? Pane energiat liikuma. Kes sul seda keelab? Uskumas, kas pole? Kas keegi keelab sulle? On mingi seadus, mis keelab liikumist? See on meie valik. Tervis on meie valik. Olla õnnelik on meie valik. Olla terve on meie valik. Viibida seal, kus meil on hea, see on valik. Valik on ka see, mida me mõtleme, mida me teeme, millises energiates me soovime viibida. See on meie valikud. Lihtsalt tehkem kõik õiged valikud. Need valikud, mis meid kõiki toetavad. See on nii lihtne. Nüüd on see nii lihtne. See on alati lihtne olnud, miks me siiamaani teinud pole. Me ei teadnud, et on vaja kavatsust. Nüüd me kavatseme. Nüüd me teame. Unustame uskumused. Unustame hala, unustame palved ja soovid, vaid kavatseme. Kavatseme teha seda kõike. Kavatsus algab vastutuse võtmisest. Võtkem vastutus enda elu üle, enda kätesse. Ärgem andkem seda ära. Vastutagem ise oma elu eest. Vastutage. Armastusvägi on valik. Kas sa elad selles kavatsuses või mitte? Teeks valik. Elu on valik. Kallid inimesed, tänaseks aitab armastus teile südamesse. Olge tugevad, vägevad, ilusad, kaunid inimhinged. Kandke endas armastust. Tundke sellest rõõmu ja jagagem. Jagagem nii palju, kui me seda suudame. Ja tundkem rõõmu kasvamisest.